Valitsus käis täna vaatamas siin Kohila vallas, kas need sajad ja sajad miljonid, mida Rail Balticule eraldatud on ka ikka asjata läinud ja ehitustööd käivad. Kohalik vallavanem lubas valitsusele, et Rail Baltic annaks Kohila arengule tõuke. Ja miks ma seda julgen väita, et kui me läheme aastasse 1900, kui valmis kitsarööpne raudtee Tallinnast Kohilasse, sai alguse Kohila paberivabriku lugu, siis olid ühendused olemas, oli ettevõtlus olemas ja Kohila kasvas. Sealkandis trassi ehitav Verston kinnitas, et ehitus on graafikus ja maavaradki olemas. Kõige kaugemalt, kus me veame, on kuskil 35 kilomeetri kauguselt, et kaugemalt me ei vea, et selles raadiuses on need materjalid kõik olemas. Muldkeha on valmis paari aasta pärast ja alles siis läheb rööbaste ja elektritöödeks. Kuid Tallinna ja Tartu vahelisele raudteele venib see töö juba üle aasta. Kas sama ei juhtu Rail Baltica trassil? Riskid venimisas on kindlasti, kuid meil on väga tugevad töövõtjad ja siin lähinädalatel loodetavasti jõutakse ka elektrifitseerimise lepinguni, et just siin teisipäeval Läti valitsus kiitis ka lepingu allkirjastamise heaks. Neil 3 eelkõnelejal on üks sarnasus. Kõik vajavad raha. Rahastamise jätkumise üle hakkavad alles eelarvekõnelused Euroopaga, aga peaminister usub, et küll see raha tuleb. Sama survet avaldavad Läti, Leedu, ilmselt veidi ka Poola ja Soome, nii et see huvi Euroopas on ikkagi suur, et see trass valmis saaks. Inimesi otseselt mõjutavad valitsuse otsused puudutasid täna aga hoopis autosõitu ehk automaksusoodustust lastega peredele. Suve jooksul see eelnõu tehakse valmis, mis tähendab, et septembriks saab see parlamenti, septembris-oktoobris loodetavasti saab ära menetletud, et aasta lõpuks saaks see soodustus siis arvesse võetud ja lastega pered selle soodustuse kätte saaks. Kui auto on vaid ühel vanemal, saab soodustus 100 eurot. Kui mõlemal vanemal on auto, saavad mõlemad võrdselt 50 eurot. Kui aga ühe vanema automaks on alla 50 euro, siis saab teine selle võrra rohkem, et kokku tuleks ikka 100 eurot. Kui soodustus katab automaksu ja raha jääb üle, kantakse see inimese ettemaksukontole. Mulle meeldiks ka sõita nunnu ja väiksema autoga või oleks meeldinud, aga kui sul on 3 last ja asjad, see on praktiliselt võimatu. See, mida riik automaksuga lõpuks ikkagi kokku saab, läheb teede ehituseks. Suurem investeering siis sellest 57 miljonit, sellest 84,8 läheb siis Pärnu suuna arendamiseks. Nii et väike võistlus on, aga ma arvan, et Pärnu läheb vahe võib-olla isegi Tartu suunast kunagi mööda 2+2 teedega. Ka rääkis valitsus täna lennutranspordist. Kuigi lätlased pakuvad osalust Air Balticus, on Eesti valitsus skeptiline. Air Baltic on kahjumis ning osalus tähendaks, et lisaks Läti riigile peaks Air Balticu kahjumit katma tulevikus ka Eesti riik. Aga ametlikku pakkumist pole Läti esitanud. Kui see tuleb, arutab valitsus numbritest ja äriplaanist lähtudes täpsemalt.